Tere tulemast kõige haigemale platvormile internetis. Kas meil oli vaja sükest lehte siia maailma? Keha väriseb, mul on nii halb, aga me peame selle ära tegema. Meil on alati öeldud, et rahaga ei saa osta õnne. Ja neil on õigus. Ei saagi. Saab midagi palju paremat. Kui sul on piisavalt palju raha, siis sa saad ära osta teise inimese väärikuse. Mul on halb. Tere! Mina olen subscriberite inspektor ja mul on üks väga tõsine tähelepanek. Meil on umbes 8000 subscriberit, aga hiljutine video sai 30 000 vaatamist. See tähendab, et suurem osa teist on siin illegaalselt. Aga noh, seekord pääsete hoiatusega, kui te vajutate subscribe nuppu. Aitäh! Kas sa oled näinud sellist filmi nagu Nerve? Kui ei, siis las ma kähku seletan selle sisu ära. Tuleb välja üks äpp, kus sa saad olla kas vaataja või mängija. Kui sa valid, et sa oled mängija, siis sa teed otseülekandes raha eest haigeid väljakutseid. Varastad, paned oma elu ohtu ja kõike muud toredat. Õnneks see on kõigest film ja meil päriselus ei ole sellist asja ju. Eks ole? Palun ärge võtke siit videost kaasa ideid. Teie eneseväärikus on väärt rohkem kui paar sotti. Meie eesmärk ei ole seda lehte promoda, lihtsalt näidata, millega inimesed tegelevad vabal ajal. 30. oktoobril ilmus X-i platvormile postitus. Dare Market on nüüd avatud. Tere tulemast kõige haigemale platvormile internetis. Ma julgeks väita, et nad ei liialdanud. Dare Market on veebileht, kus sa saad kas algatada, kinni maksta või ise vastu võtta väljakutseid. Ei, need ei ole toredad, korista oma tuba ära ja tee sellest meile piltülesanded, vaid pigem öeldakse sulle, et söö koeratoitu, tee poes teenindaja eest tooteid lahti, joo blenderdatud mune koos koorega, karju avalikus kohas, söö kellegi teise ninakolle ja nii edasi. Ja loomulikult leidub inimesi, kes väljakutse rõõmuga vastu võtavad. We gonna go with chicken and rice formula. Aga see, kui sa filmid ennast koeratoitu söömas, isegi ei garanteeri sulle raha. Igas väljakutses saavad osaleda kõik, kes tahavad ja lõpuks valib väljakutse algataja või teised kasutajad, kes võidab. See tähendab, et inimesed hakkavad meelega üle pingutama, sest nad teavad, et neil on vaja silma jääda. Nad ei söö lusikatäis koeratoitu, nad söövad näiteks terve paki, sest seda on lõbusam vaadata. Miks see töötab? Miks inimesed teevad endal marki maha niimoodi kõigi ees? Ma ütleks, et inimestel on häbitundlikkus on põhimõtteliselt kadunud ja nüüd, kui neid rahaliselt tasustatakse sellise käitumisest, mida nad juba nii tasuta teevad, kes selliste kalduvustega on, neil on veelgi enam motivatsiooni nüüd oma tegevusi jätkata. Dare Marketis scrollides näeb nii mõndagi huvitavat, aga kõik ei ole täiesti ajuvaba, nagu see. Mind hakkasid mõned täitsa huvitama ja ma olen nõus 3 siit tegema. Ma ei pane neid sinna veebilehele üles, ma lihtsalt tahan tunda omal nahal, mida inimesed on nõus raha eest tegema. Helista oma eksile, nagu mitte midagi oleks juhtunud, $5000. Katsu muru. $2.38. Laula enda tellimus sisse ooperiga $10,000. Lähme teeme siis. Kui ma paneks selle üles, ma saaks €200. Ma reaalselt ei teeks seda isegi siis. Aga millegipärast ma teen seda tasuta. Ma ei tee seda tasuta, Peti lubas mulle nugitsaid. Nii et Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mul on cringe'iga väga halvad suhted. Ma reaalselt nagu keha väriseb, mul on nii halb, aga me peame selle ära tegema. Ja ma ei oska laulda, sorry selle eest. Pange siis Heidi natukene alla poole, kui see koht tuleb.
see on mingi jõululaul. tere! Palun suupistete kombo Ja katte. magusapu. Laske ütelevasi. Ega märg muru on. Ükskõik, mis on su liik, riik või mobiilioperaator, Supertraveli reisinetiga reisid sa esmaklassiliselt ja soodsalt. Vaata sihtkohti super.ee/travel. Tere! Hallo? Hallo, mis teed? Mõttes? Mis teed? Ma käisin Mäkis täna, ma pidin ooperit laulma, et oma tellimust teha, see huvitav. Millest sa räägid? Sa kuidas mu kammid praegu, mis tekkis mulle? mõned on nimetanud seda düstoopiliseks, lihtsalt lolluseks ja mõned ütlevad, et see on kõige selle kehastus, mis maailmas valesti on. Kas meil oli vaja sükest lehte siia maailma? Otseselt mitte, aga ilmselgelt, kuna inimesed kasutavad seda, see tähendab seda, et seda turgu ikkagi selle jaoks on. Kas sa arvad, et see on hea idee? Selle platvormi operaatori perspektiivist ja sarnased platvormid on päris hästi toiminud siiamaani. Nii et ma mõistan, miks nad seda teevad. Et kas see on moraalne või eetiline, see on küsitletav. Nad teavad, et inimesed on meeleheitel nii raha kui ka kuulsuse jaoks. Ja selle peale nad mängivadki. Kas sul on vaja laste kooli eest maksta? Kas sul on vaja toitu lauale? Kas sul on vaja üüri maksta? Võta vastu väljakutse. Kui inimesed teevad juba tasuta internetis igasuguseid veidraid asju, siis kujutage ette, mis saama hakkab, kui selle eest veel raha pakutakse. Kus see keskmine inimene töötab väga palju, ilmselt nad ei teeni. Kõik tahavad seda kiiret raha saada ja nad muidugi kuulevad internetis ka seda, et see inimene teenis sellega palju või oli üks klipp, mis neist kuulsaks läks ja siis nad põhimõtteliselt said üleöö oma elu muuta. Et see, kas see elu paremaks muutub, ei ole täpselt kindel. See kõik meenutas mulle Squid Game'i finaali. Rikkad sponsorid, kes istuvad maskidega klaasseinte taga, joovad kokteile ja vaatavad, kuidas vaesemad inimesed riskivad oma eluga. Nüüd need rikkad maskiga sponsorid on lihtsalt ekraani taga. Kogu platvorm käib läbi krüpto, ehk siis kõik, kes väljakutseid üles panevad või neid rahastavad, on anonüümsed. Ja just see anonüümsus teebki asja nii haigeks. Kui keegi ei tea, kes sa oled, siis sa saadki rahulikult välja pakkuda asju, mida sa päriselus piinlikkuse pärast iial ei ütleks. Aga siin lehel neid piire ei ole. Arjo, miks sa vingud? Siin ei ole isegi midagi hullu. Veel. Ligi aasta tagasi hakkas tegutsema selline platvorm nagu Pump.fun. See on endiselt olemas, aga mitte sellisena, nagu ta alguses oli. Pump.fun on platvorm, mis võimaldab sul teha päris enda krüptomündi vaid paari sekundiga ja siis sa hakkad tegema otse ülekannet, et seda promoda. This is day 9 of turning $100 into $1,000 trading meme coins. Ja alguses oli tore rääkida inimestele, kui hea just sinu münt on ja miks kõik peaks seda ostma. Aga see ei ole ju piisavalt huvitav. Tähelepanu saamiseks striimiti näiteks koos oma emaga ja näidati ta rindu, kui mündi väärtus tõusis teatud summani. See hakkas rohkem nagu uudistesse jõudma, sotsiaalmeediaplatvormides levima, et inimesed teenivad seal ulmelisi summasid, muudavad oma elu üleöö. I don't like this, this is too much money. This is too much money. Okei, kui ma võin seal 20 000 teenida ühe õhtuga, siis nad selles mõttes nägid vaeva, et seda
tähelepanu saada. Seda tähelepanu saadi erinevate verstapostide abil. 10 miljoni puhul ajame kulmud maha. Kui miljonid täis ei saa, lasen kala maha. 25 000 puhul võtan tüdruksõbra rinnahoidja ära. Ja miljoni täis saamise puhul söödi koera väljaheiteid. On olnud ka juhuseid, kus näiteks keegi sünnitab livestreamis. 2024 november pandi livestreamingu võimalus platvormil kinni. Nüüd on see jälle üleval, aga rangemate reeglitega. Kas te näete, kuhu ma oma jutuga jõuan või? Pump Funil ei olnud alguses väga rangeid reegleid. Samamoodi nagu Teermarketil ei ole konkreetselt välja toodud, mida sa ei tohi seal teha. Ainsad piirid on, et ära tee midagi illegaalset, ära vigasta ennast või kedagi teist ja samuti on keelatud vihakõne ning pettus. Okei. Aga nende kõige värskem väljakutse $200 eest on endale tõukerattaga pahkluusse lüüa. I can move it. I swear I can move it. Päeva lõpuks on see reaalselt sotsiaalne eksperiment või mingite sotsiopaatide meelelahutus. Süsteem, mis premeerib neid, kes on valmis ennast kõige rohkem alandama. Inimesed on hakanud ennustama, et enne aasta lõppu jõuab veel keegi selle platvormi pärast ära surra. Enter the variable of broke people being paid by the worst people in the darkest corners of the internet real money to risk their lives or do embarrassing shit. Doesn't need to be said, but somebody will inevitably die. Kas sa võtaksid mõne väljakutse vastu? Ei. Miks? No ausalt öeldes, mis iganes summa seal ka nagu ei oleks, ma arvan, et see ei ole väga väärt seda enesealandust, mis sellega kaasneb. Kõik need asjad, mis seal internetis toimuvad, et sinna interneti jäävad ka. Päris piinlik oleks, et kui sa oled näiteks noorem, teed midagi absurdset seal, võib-olla isegi satud kuskile uudistesse või mida iganes on ju, ja üritad tööle minna või lõppude lõpuks oma eluga midagi normaalset teha, siis on nagu häbiplekk, mis jääb sinna igavesti. Aga mis te arvate? Kas me oleme ühiskonnana kollektiivselt juba nii sügaval augus, et enam madalamale ei olegi võimalik minna? Või on see tore viis, kuidas raha teenida? Jätke oma arvamused kommentaaridesse. Me saime isegi vautšeri, et vabandust, et nii kaua aega läks. Vabandust, et ma teile ooperit lausin.